Rõõm taas näha teid. Pidigi saama kõik. Kombain määritud, ketid kontrollitud, rihmad pingutatud. Polegi muud, kui masin on põllule minekuks valmis. Lähme ja vaatame, kas ehk õnnestub juba midagi koristada. Lootus on. Hea sõber Alo, räägi mulle siis, millega sina seal vahepeal tegelenud oled, et kas kombain on samamoodi määritud, rehvid pumbatud, kütus lisatud? Sättimine käib, aga siinkandis läheb veel aega, et koristus pihta hakkaks. Parajased nisusordid Edvins, Ramiro ikkagi on veel rohelised ja ma kipun arvama, et see koristus ikkagi läheb juuli täitsa lõppu. Siin naabrimeestel taliodrad võib-olla saab katsetada järgmine nädal, aga veel ikkagi on liiga vara. Eks meil praegu käibki selline ettevalmistav töö nii koristuse alustamiseks kui ka talirapsi külviks. Vaatame, kuidas kartul kasvab ja õitseb, kuidas seal mugulad alla tulevad. Nii ta siin läheb. Natukene rahulikum aeg, aga samas tuleb juba samme seada uude saagiaastasse. Esimene katsetus on tehtud, põlluservad on juba lahti võetud ja esimesed koormadki põllu pealt minema saadetud. Mis nüüd muud üle jääb, kui täie rauaga edasi? Ei mäleta meie ajaloos keegi väga, et nii varajast koristust oleks olnud. Ning loodus ongi see aasta selliseid vingerbusse teinud, et küll kevadel tundus, et maikuu oli ääretult jahe, kasv nagu seiskus, aga samas jaanipäeva ajal tuli selline korralik kuuma laine, mis siis vilja pani kiiresti küpsema, eelkõige just taliodra. Ning seetõttu olemegi täna sellises olukorras, kus saab koristust alustada. Koristuskiirus on selline 3,5–4 kilomeetrit tunnis. Kiiret kuhugi ei ole hetkel. Eesmärk on koristada talioder võimalikult väikeste kadudega, et järelkultuuris talirapsis oleks varist võimalikult vähe ja siis oleks nii-öelda rapsil võimalikult hea ja konkurentsivaba kasvada. Hetkel koristus siis käimas ühe kombainiga, et saada siis pilt ette, mis oder ennast üldse kujutab ja kuidas näidud on. Eks kõiki ikka huvitab, mis selle uue saagi niiskus on, mis põllu pealt tuleb. Teeme siis odrast proovi, vaatame, mis niiskuse mõõtja näitab. Ja niiskus on 17,6. Koristuse alguseks paras jagu, et selline poole võimsusega koristust alustada. Ka siin tolmab. Aga seekord ei ole tegu mitte kombaini tolmuga, vaid tegu on põllu lupjamisega. Käib tuhalaotus ning valmistame ette maad talirapsi külviks. Siin on rohumaa põld, mis läheb siis üles künnile. Hea aeg panna enne veidikene lupja. Põllud on meil siin Lõuna-Eestis veidikene happelised, ehk siis neutraliseerime neid. Ning pärast tuhalaotust siis laotame põllule sõnniku, teeme künni, siis ongi muld juba peaaegu ette valmistatud talirapsi külviks. Jääb vaid libistamine veel. Alo, kas sealpool on samamoodi juba maa ettevalmistus käimas või mis sina seal teed? Nii on. Rapsimaa ettevalmistus käib täie hooga. Nädalapäevad tagasi siin kasvas veel ristik. Nüüd on põld küntud ja ka libistatud. Nüüd laseme veel kord umrohtudel kasvama minna ja siis lähebki rapsikülv peale. Aga miks me niimoodi rapsimaad ette valmistame? Sellepärast, et me saame paremini ajastada oma töid, oma tegemisi. Meil on rohkem aega ettevalmistuseks ja mis veel kõige olulisem, me saame väga hea ja ühtlase külvipinna,
millel me saame putisaanidega väga efektiivse umbrohutõrje efekti. Me oleme kasutanud rapsis ikka künnipõhist harimisviisi ja seeläbi oleme saanud mullaherbitsiididega vägagi hea tulemuse. Ka sellel aastal lähme seda teed. Putisaanidega ei ole pidanud kevadeti umbrohutõrjet kordama. See tehnoloogia on ennast õigustanud. Põhku on sellel aastal päris palju ning kindlasti saab olema küsimus, kuidas see saada edukalt siin lagunema, et saaks siia ideaalselt järelkultuurina talirapsi külvata. Minu plaan ongi siin paari päeva jooksul teha kõrre koorimine, et põhk saaks lagunema ning varisenud nii odraseemned kui ka umbrohuseemned saaksid kasvama ja et nad siis edukalt enne külviaega veel ära tõrjuda. Veel suurem küsimärk kindlasti saab olema nendel põldudel, kus jääb koristuse ja külvi vaheline aeg väga lühike ning ei jõua korralikult mulda töödelda. Seal on mu plaan kasutada Clearfield tehnoloogiat talirapsi kasvatamisel, et lihtsustada natukene kiirel koristuse ajal töid, vähendada sõltuvust mulla niiskusest ja harimise ideaalsusest, ehk kui ei ole ideaalseid tingimusi mullapreparaatidele. Esimesel koristuspäeval on joon all. Aeg teha kokkuvõtteid ning minu arvutuskäigu tulemuseks sain sellise saagikuse nagu 8 tonni hektarilt, mis ma arvan, arvestades olusid ei olegi halb tulemus. Nüüd pole muud kui vili kuivama panna. Arvan, et järgmise AK põllupildiga kohtume juba mõne nädala pärast, kui veidikene rohkem päevaandmeid kokku on võtta ning alanud on järgmise aasta saagikultuuri külv, rapsikülv. Seniks aga kõigile ilusat koristuse algust. Kohtumiseni! BASF. We create chemistry.